isegi võrrelda tänasega, sest koosseisud mõlemal pool on muutunud, eriti aga Valga pool, kus no ütleme, et neid, kes tolleaegsetes mängudes kaasa tegid, saab lugeda ikkagi mitme nimega. Aga tänane kohtumine on alanud Pärnu meeskonna rünnakuga ja Pärnu meeskonnal kohe korvi all tegemiseks läheb. Toomas Raadik sinna palli saab. Rannula ja läheb keskpositsiooni viskele. Pärnakate poole pealt siis numbri all 22 Nemanja Milkovic. Ja Valga siis alustanud tänast mängu numbri all 7 Robert Peterson, number 32 meeskonna hispaanlasest mängujuht Miguel Ortega, siis numbri all 44 asub siin tegusid tegema kohe esimesel rünnakul Ferg Myrick. Siis lisaks talle veel Kristjan Evart number 11 ja Raitis Krafts lätlasest keskmängija numbri all 5 on siis tuttaval moel Valga meeskonna algrivistusest täna väljakul. Kui nüüd läheb teisele poole pukki ja vähe lühemale mehele kui eelmisel rünnakul ehk Rannar Raabile pall. Raap omakorda söödab selle Milkovicile ja esimesed punktid tänases mängus on juba õhus. 11 Kristjan Evart, esimene viga. Kristjan Evart selle vea selles olukorras võtab, mees, kes on mängimas siis täna oma endise kodumeeskonna vastu. Evart siis eelmisel hooajal mängis just nimelt Pärnu meeskonna ridades ja 24 minutit, 8,4 punkti, 1,7 lauapalli, 1 sööt keskmiselt mängus olid Evarti näitajad eelmisel hooajal Pärnu meeskonnas. Ortega, Peterson, Myrick, Evart, tagasi Ortegale ja Rannul Ortegal on peal, Myricku käes jälle pall, Vahter on Myricku peal, Evart ja Raitis Kraftsile 5 sekundit jäänud rünnaku lõpuni, Milkovic'i vastu läheb 1-1 tegemiseks ja võtab sealt Milkovic'ile Krafts vea välja. Esimese hooga tundus ehk selline vähe tarbetugi see kate, mille Krafts seal tegi, aga lõpp hea, kõik hea ja just nimelt see pete hetkel vähemalt Kraftsi korvini aitaski. Aga esimest punkti Valgale sellegi poolest siit siis ei tule. Ja ei tule ka teisest katsest ehk et 1,5 minutit on mängitud ja kahe peale on meeskonnad 1 punkti saanud tabloole. Raap, Raadik, Raap uuesti tagasi Raadikule ja Myrick tahetakse siin kaitses kohe proovile panna ja pannakse ka, aga Raadik ei saa korvi alt palli korvi. Aga näitab kohtunik Mardu Uuendrik, et pall jääb Pärnule ja Pärnu kodumeeskonna rünnak jätkub. Ei ole üllatus siis ka täna Pärnu meeskonna algkoosseisus, kui nüüd Ortega laseb Vahteri väga lihtsalt korvi alla ja audist 2 lihtsat punkti tulevad Pärnule juurde. Heiko Rannula, Rannar Raap, Jaanis Vahter, Toomas Raadik ja Milkovic on siis kodumeeskonna algviisik tänases mängus, kui 2 minutit on mängitud ja Valgal on punktide arv avamata. Raap läheb korvi alla välja ja 2+1 oli lähedal siin. Aga jätab selle Raap võtmata, küll aga läheb vabaviskejoonele, et sealt üritada võtta, mis veel võtta annab. Rannar Raap sellel hooajal on Pärnu meeskonna särgis keskmiselt mängus olnud siis platsil 29,5 minutit Eesti meistriliigas. 11,8 punkti, 4,4 lauapalli ja 3,1 söötu tema keskmised näitajad ja kui me oleme siin sel hooajal saanud Tartu Ülikool Rocki mängudes kiita Augustas Petšukevitsust selle eest, et on mees aastaga päris kõva arenguhüppe teinud vabavisete viskamisel, siis päris mitte nii palju ja nii suurt hüpet, aga ka Rannar Raabi kohta võib kiidusõnu öelda. 71 on see protsent tal Eesti liigas, tõsi, Balti liiga mängudes seal on arenguruumi jäänud rohkem, 53, kui nüüd Peterson saab eemalt proovida, aga viskab mööda. Vahter, Raap, Raadik ja Raadikut otsib Pärnu, agaralt otsib, Milkovic on korvi all, aga palli sisse ei saa, aga päästab ise selle tagasi Pärnule ja nii on, et Vahter pallini esimesena jõuab. Rannula,
Milkovitšile hästi mängitud kätte ja Raabile resultatiivne sööt siin ka, nagu äsja mainitud, 3,1 söötu keskmiselt mängus Raabil sellel hooajal on hea märk seegi tema selle hooaja mängu kohta. 7-0 Pärnu peal 3 minutiga ja Valga on oma ülesande kohe esimeste hetkedega tänases mängus raskeks teinud. Mairik läheb nüüd keskpositsioonilt panema ja paneb ära ja see vajalik korv kahtlemata oli, aga kas päris selliste visetega, selliste üksiküritustega Valga kaugele jõuab, on juba ise küsimus. 7-2 numbrid tablool, Vahter, Milkovitš, Raadik. Vahter Petersoni vastu ja murrab seal massi eelisega läbi, aga vise korvi alt läheb mööda. Ortega. Kate Krafsilt ja Kate Katest mängivad 2 Valga legionäri. Krafs jälle hakkab seal petma ja jälle võtab Milkovitšilt vea välja. Ja seekord Milkovitš ei saagi aru, tundub, et on rohkem pahane ikkagi enda peale kui kohtunike peale. Ja juba teine viga tuleb siit siis Pärnu meeskonna serblasest 23-aastasele 204 cm pikkusele ääremängijale. Ja see Pärnu jaoks kindlasti hea märk ei ole. Krafs vabaviskejoonel ja seekord tuleb tabamus. Üks vaieldamatult kõige kogenumaid mängijaid või oleks isegi täpne öelda, et kindlasti kõige kogenum mängija, kes siin kahe meeskonna peale väljakul on. Raitis Krafs 32-aastane, 210 cm pikkune endine Läti koondislane. Rannula ja keerab pall rõngast välja ja saab Mairik Krafsi abiga lauapallile näpud taha. Mairik, seekord Raadiku vastu. Evart. Ja Evart väikese pidurduse teeb seal ja päris korraliku viskekoha mängib endale välja, aga ei ole visked vähemalt kohtumise algul veel läinud. Rannula. Vahter. Ja Vahter on Evarti vastu. Läheb taas sama asja proovima, seekord ei õnnestu. Krafs jätab seal Milkovitšile palju ruumi, et viska eemalt kui tahad. Milkovitš ei taha, annab hoopis palli Vahterile ja Vahter viskab mööda, Krafs on lauas. Ortega. Evart korvi alla, Krafs on seal, Krafs jätab palli Ortegale, kuigi oleks võinud 1-1 teha seal, nüüd saab uue võimaluse, aga söödab taas välja ja Peterson proovib, aga temagi viskab mööda. Ja võitleb seal Evart küll, mis ta võitleb, aga Raabi näppude vahelt palli kätte ei saa. Raab tuleb üle ja seal on ta ohtlik, sellistes olukordades on ta ohtlik. Mairik aga mängib hästi kaitses ja nüüd aga jookseb millegipärast juba teisele poole platsi ja arvulisse vähemusse. Jätab see Valga kaitses, aga ei kasuta Pärnu seda olukorda ära. Vahter viskab mööda. Ortega. Peterson. Raadikul jalad ütleme nii on vähe liiga nõrgad, aga Valga omakorda ei kasuta seda olukorda ära ja kiire tuleb vastu. Milkovitš korvi alt läbi, aga palli korvi ei saa temagi ja meeskonna mänedžer tunnistanud üsna hiljuti kohalikus meedias ajalehes Valgamaalane, et pingeidki on õhus ja ei paista olevat väga head klappi hetkel peatreeneri ja mängijate vahel, aga avaldas lootust, et kõik on professionaalid ja saavad need asjad omavahel ära klaaritud ja sotitud. Nüüd hästi mängitud Valga poole pealt. Peterson kandikul annab Mairikule palli ette ja 2 punkti Valgale juurde. Ja kiidusõnad kindlasti Puskevitšile ka, kui pärast time-outi selline kaunis rünnak kohe ka järgneb. Raadik proovib eemalt, mööda läheb, hästi Pärnu mehed on tulnud lauda ja saavadki lõpuks palli kätte. Raadik, Rannula, Raab. Ja Valga siin juba mitmendat korda näitab maa-ala kaitset. Rannula, Vahter ja ei taha Raab visata, üldse ei taha visata sealt. Rannula läheb korvi alla ja Krafs lööb seal vastu käsi talle. 7 sekundit jäi veel rünnaku lõpuni ja kõige targem viga see nüüd kindlasti ei olnud. Ja teine viga ka Raitis Krafsile ehk et puhkepaus ootab tedagi ja Viljar Veski tema asemele numbri all 15.
ja 2-0 ja juba teine kord tänases mängus, kus keegi tabab vabaviskeid 2-0. 11-6 Pärnu peal ja 2,5 minutit esimese veeranda lõpuni. Evart, Mairik. Tagasi Evartile pall. Veski. Ortega. Ja Ortega läheb nüüd üsna hullu panema sealt, aga rünnaku aeg oli ka lõppemas, 2 sekundit veel jäi. Ja õnnelikult põrkab pall korvirõnga pealt tagasi Valga meestele. Ja hästi leiab nüüd Petersoni korvi alt Kristjan Evart teravuse pealt. Ja on saanud pärast Andris Puškevitši time-outi ikkagi 2 täiesti korralikku ja hästi välja mängitud kohta. Ja need ka ära pannud Valga meeskond, 3 punkti vaid vahe. Raap, Rannula, Raap. Korvi all paksult on mehi täis, seal ei ole mingit võimalust. Aga 3 joone taga ruumi on seda rohkem ja Toomas Raadik kasutab selle võimaluse ära. Ja kolmesed Pärnul täna 4-1, kui nüüd Valga saab ka oma statistikat parandada ja saab ka punkte tabloole juurde. Robert Peterson tabas siis selle 3. Raap. See tuleb välja, Raadik. Ja läheb Milkovitš ühe vastu ja Viljar Veskist ei ole seal küll mingisugust vastast. Põhimõtteliselt tuleb lihtsalt ise eest ära selles olukorras vastasmängijalt ja väga lihtsalt 2 punkti Pärnule juurde. Veski. Mairik. Ja Mairik tahab teha ja vähemalt keegi, kes on Valga meeskonnas ja hirmesti tahab ette võtta. Mairik uuesti saab palli tagasi ja võitleb ennast vabaviskejoonele. Ja Toomas Raadikule läheb esimene viga sellest olukorrast. Ja vahetused Pärnu poole peal. Brett Nõmm tuleb väljakule numbri all 21 ja Taavi Hämarsalu numbri all 9. Kui Mairik on vabaviskejoonele. 4 punkti, 3 lauapalli Mairiku arvel seni tänases mängus. Ja see vabavise jääb nüüd päris lühikeseks, millimeeter veel vähem ja äss oleks olnud olemas. Ja teine ka mööda ja teine läheb teiselt poolt päris korralikult mööda. Ja vabavisked Valga meeskonnal 6-2 ja Pärnul omakorda 6-3. Milkovitš, Vahter. Hämarsalu korvi all, Mairiku vastu teeb selle küünarnukiga pisut teed, aga kohtunikud nii kerge puute peal veel viga vilistama ei hakka. Veski lööb nüüd Milkovitši kätte vahelt palli auti ja 4 sekundit jääb vaid Pärnul rünnaku aega ja 17 jääb üldse aega esimese veerandaja lõpuni. Vahter ja viset on kiiresti vaja ja Vahter viskel ennast ka mängib, aga paneb sealt ässa ja 24 sekundit saab täis, sest pall rõngas ära ei käi. 12,4 omakorda jääb Valgale viimaseks rünnakuks esimesel veerandajal. Ja 4 meest Valgal on siis mänginud seni terve esimese veerandaja, kui siit üks kiire viga ja seda ühte viga sai Pärnu endale veel lubada. Ja nagu kuulda on, 4. võistkondlik oli see, nii et rohkem veaga maha võtta ei saa, aga nüüd on kiire Ortega, 4 sekundit jääb, Veski paneb 3, paneb mööda ja esimene veerandaeg on sellega oma lahenduse saanud. Pärnu on selle võitnud numbritega 16-11, on olnud üsna korvide vaene see esimene 10 minutit, nagu need meeskonnad sel hommule isegi juba 4. koha jagamist, kui TTÜ hetkel 4. 11 võidu ja 11 kaotusega on siis Pärnu näol ilmselgelt ja ülekaalukalt kõige vähem mänge pidanud meeskonnaga tegu. Aga seda rohkem on Pärnut aktiivne tegevus lähiajal ees ootamas. Evarti käes pall ja Valga alustamas siis rünnakuga teist veerandaega. Peterson. Ortega. Ja ei saa Ortega seda rasket söötu kätte sealt vastase käte vahelt. Peaaegu lipsas see läbi. Brett Nõmm paneb palli mängu ja pilk ka esimese veerandaja statistikasse korraks. 2 punkti visked üsna võrdsed
kui visete arvud välja arvata, ehk et 13-st 5 tabas Pärnu. See teeb protsendiks 38 ja 37 omakorda on see Valgal 8-st 3, 3-sed 4-st 1 Pärnul ja 5-st 1 Valgal, vabavisked 6-st 3 Pärnul ja 6-st 2 Valgal. 2 palli kaotust tegi Valga, Pärnu ei teinud ühtegi ja lauavõitluse seis Pärnu kasuks 13-8, sealhulgas ründelauapallid 4-2 ja selle pealt on Pärnu selle päris arvestatava koguse enam viskeid ka esimesel veerandajal saanud. Palli kaotused ja lauavõitlus. Raab läheb keskpositsioonilt ise viskele, ei näe seda väga tihti. Aga seda utsitaks kindlasti Raapi rohkem tegema. Ega muud moodi enesekindlust ei kasvata selles elemendis. Ja kõva jõud ja kõva trump, see oleks tema mängus juures, kui nii keskpositsioonilt kui ka kolmese joone tagant need visked minema hakkaksid ja ta rohkem ka viskama hakkaks. Vahepeal siis valgevenelane Vladimir Kriševitš numbri all 6 tuli Pärnu poole peal väljakule. Ortega korvi alla ja see oli lihtsalt ja hästi tehtud Brett Nõmmel. Ei olnud seal Ortega vastu mingisugust šanssigi, komistas, kukkus ja läinud hispaanlane oligi. Kriševitš proovib kohe keskpositsioonilt esimene puude tänases mängus ja kohe on 2 punkti juures. Ortega, Veski. Ja ei saa Krahvs nüüd Evarti söötu kätte ja tuleb taas Pärnu üle, 5 punkti hetkel vahel. Vahter purjetab lõpuni välja, ainult et positiivne lõppresultaat jääb saamata. Mairik ja Hämarsalu ülesanne on hetkel siis Mairiku katmine, ilmselgelt Valga kõige ohtlikuma mängija katmine. Evart. Ortega. Ja 3 sekundit jäävad rünnaku lõpuni, sealt tuleb sööt veel välja, Veski sätib päris pikalt, aga jõuab viske ära panna. Evart tuleb hästi lauda ja see oli kurjast praegu, mismoodi lasti Pärnu poole peal lühikene mängija lauda ja 2 lihtsat punkti Valgale juurde. Valgal ikka maa-alas kohad üleval. Raap, Nõmm, Hämarsalu ja Krahv saab jalapallile vahele. Rünnakukell nihkub 6 pealt 14-le, tuleb Elgar Tammsalu numbri all 31 platsile Pärnu poole peale. Ja ilmselgelt on Pärnul see mängijate rotatsioon laiem kui Valga meeskonnal, kes siin 6 mehega on esialgu läbi ajanud. Ja lõpuks selle maala vastu 3-ga tuleb Brett Nõmm, proovib ja viskab ja tabab. 21-15 numbrit tabloole. 3-sed siis 5-2. Evart. Veski. Ja hästi võitleb Nõmm, aga Mairik saab palli ikkagi kätte ja päris kõva akrobaatikat näitab ka, see oli osavalt tehtud ja vajab ilmselgelt ka vähe füüsilisi eeldusi, et seal õhus püsida. Nõmm, Hämarsalu läheb üle Krahvsi käeviskele ja paneb sellegi ära. Teine järjestikune tabab 3 punkti ise Pärnu poole pealt, 6-3 on Pärnu tabanud ja lõbusamaks läheb kodumeeskonna jaoks ilmselgelt. Mairik, poolenisti nüüd ka palli ületooja ülesannetes juba. Evart. Veski. Ortega ja Mairikule sööta ei saa, Ortega peab ise minema viskele. Rünnaku aeg oli taas lõppemas ja 3-ste sadu on nüüd lahti läinud Pärnu kodusaalis. 6-2 on visked siis Valga poole peal ja nüüd Vahteril 2+1 jääb napilt puudu. Aga peatreener, ütleme nii, väljendab oma rahulolu ikkagi Jaanis Vahteril läbimurde üle, Darko Ivanovitš. Ja siin Ortega ja Mairik jagavad pisut maid, et mismoodi see kaitsesse tagasi tulek ikkagi käima peaks. Vahter vabaviskejoonel. 10,8 punkti, 4,5 lauapalli. Tema keskmised näitajad meistriliigas sellel hooajal. Vabavisete protsent 81.
ja oli ta Balti liiga mängudes Pärnu poole peal ainus mees, kelle keskmine punktinäit jäi siis üle 10 punkti, 11,5 oli see. Krahvs. Evart. Mairik. ja Hämarsalu tihedalt Mairikul peal ja nüüd ameeriklane tahab ise tegema hakata, sealt viskele tuleb minna, seal varianti muud ei ole, aga see vise läheb päris mööda. ja ei tundu kõige stabiilsem see Mairiku viskeliigutus olema. oleme küll näinud siin telemängudeski, et mees on võimeline tegelikult sisse panema, aga täpselt samal ajal on võimeline ka päris kõvasti rõngast mööda panema. Rannula on tagasi väljakul Pärnu poole peal, ehk et Rannula, Tammsalu, siis Kriševitš, Hämarsalu ja Raadik on väljakul. Raadik siis samuti vahetusmeeste pingi pealt tagasi. Ortega. Mairik. ja otsib ja leiab korvi alt üles Viljar Veski, kes on jäänud omakorda sinna Toomas Raadiku vastu. Number 23, Toomas Raadik, teine viga. ja Raadiku teine viga. Veski. Ortega. ja Evart ei küsi seal, vaid paneb kohe teele. ja kolmesid on mõlemad meeskonnad nüüd visanud päris korralikult. 6-3 Pärnu ja 7-3 Valga. ja Evarti arvel on 5 punkti. 6 peal siis parima korvikütina on Mairik Valga poole peal ja teisel pool Nemanja Milkovitš visanud 7. 15 Viljar Veski, esimene viga. Pärnu ja Valga meeskonnad siis vastamisi ja 2 välismaa treenerit pukis, üks ühel pool, teine teisel pool ja inglise keelt kõvasti kostab Pärnu kodusaalis täna, kui Raadik viskab mööda, saab ise lauapalli, sööt Tammsalule, sealt tuleb ka möödavise, aga hästi võitlemas lauas on valgevenelane Kriševitš. Rannula. ja nüüd võtab Veski endale vea. ja kõige targem see just ka ei olnud, Kriševitši lükkab lihtsalt õige koha pealt ära. ja teine viga siis Veskile ja meeskondlikud vead ka nüüd täis. ja Valga sellist vahetusmängijate pinki vaadates siis vigade muresid siin väga lubada endale ei saaks ükski põhimees, kui siit Kriševitš võtab ise ründaja vea, nii et pallikaotus tuleb Pärnule. ja Valga püsib ikkagi küüdis täiesti kenasti, 25-23 on numbrid tablool, 4-20 jääb esimese poole lõpuni. ja ei ole Pärnul õnnestunud kuidagimoodi otsustavalt või vähegi otsustavat moodi eest ära saada. Veski. Evart, Ortega. ja Ortega läheb korvi alla välja, leiab sealt söödu Veskile ja Veski ülevalt alla, seda tahaks selle mehe esituses rohkem näha, kui 2.15 ikkagi pikkuseks on, aga nüüd teeb täpselt nii nagu peab ja viik 25-25 on tabloole. Raadik. Rannula. ja korvi alt nüüd Kriševitšit sai otsitud seal Pärnu poole peal, Hämarsalu selle söödu sinna leidis pärast läbimurret, Mairik proovib eemalt ja sisse läheb ja Valga on peal. 28-25 külalised Valgast on pääsenud 3.31 enne esimese poole lõppu juhtima ja sunnitud võtma time-out'i. Darko Ivan võidelda kindlasti Valgaga üritab turniiri tabelit vaadates. 6 võitu, 14 kaotust Raplal, sealt edasi Tallinna Kalevil 9 võitu ja 13 kaotust ja siis jõuame juba Pärnuni ka. ja mängida selles mõttes ju piisavalt on ja ka omavahel mängida piisavalt on, et siin võib veel igasugu muutusi tegelikult aset leida. Raap läheb natukene nüüd liiga individuaalse soorituse peale ja see ei õnnestu. Valgal võimalus edu veelgi kasvatada ja oma 8-0 veelgi pikendada. Ortega. ja Veski saab eemalt visata ja Veski paneb ka eemalt ära ja Valgal on nüüd päris kõva emotsioon peal ja need kõik jutud ehk on nüüd jäänud
pingisse aega meie selja taga, mida Anti Vasar siin mõne aja eest veebruari algul koduses valgamaalases rääkis, et pinged on õhus. Vastupidi, Valgal hetkel tuur on peal. Mairik läheb kiiresti rünnakule, seal teeb Hämarsalu tema vastu vea. Ja nüüd siis nagu kuulda ka Pärnul, vead on täis sellel veerandajal. Ja oli see Veski tabamuski siis kolmene ehk et 11-0 on juba Valga Sport. Krahvs, Mairik ei lähe sealt viskele, no päris huvitava viisikuga mängimas Valga, kus korraga Krahvs, Veski ja Mairik on väljakul ja Mairik mängib koha kätte Krahvsile, aga sealt tuleb Toomas Raadik ja paneb käe peale. Rannula ja nii, nüüd läks vähe või õigemini päris kõvasti ülemeelikuks asi. Ortega ja jõuab Pärnu kaitsesse tagasi, ei ole väga suurt otsustavust või ei olnud väga suurt otsustavust seal Ortega tegutsemises. Krahvs proovib keskpositsioonilt ja läheb seegi ise ja see mäng on võtnud päris ootamatud ja üllatavad pöörded, kui Valga on juhtimas juba 33-25. Hämarsalu, Raadik ja Mairik Raadiku vastu ei lähe ise tegema. Rannula 2 sekundit jäävad rünnaku lõpuni ja nüüd jääb päris segaseks, et mida ikkagi Pärnu oma rünnakul teha tahab ja mida Pärnu oma rünnakul teha üritab. Väga palju seismist palliga ja väga palju vaatamist nii palliga mehelt kui kõikidelt muudelt mängijatelt, kuni ühel hetkel rünnaku aeg hakkab lõppema. Minut 27 jääb esimese poole lõpuni. Evart ja läheb korvi alla välja, hästi läheb, aga ise jätab soovida. Küll aga tuleb kenasti lauda Raitis Krahvs ja võitleb endale lauapalli välja ja võitleb endale ka vabavisked välja. Vladimir Kriševitš tagasi platsile Pärnu poole peal, kui Raitis Krahvs vabaviskejoonel täna tabanud sealt 4-2. Krahvsi arvel täna 4 punkti ja juba 8 lauapalli. Samal ajal kui näiteks Ortegal 5 punkti ja 5 söötu ja Mairikul 9 punkti ja 5 lauapalli. 3 kõige nähtavamat tegijat täna Valga poole peal, 34-25 numbrit tabloole. Ehk siis 14-0, Valga Sport on ikka pooleli ja jätkumas. Raadik, Raap ja Raap läheb korvi alla ja nüüd väga kergesti ja liiga kergesti ilmselgelt laseb Valga Raabi tegema seda asja, mida Raap kõige rohkem teha armastab, ehk korvi peale murda ja vabavisked sealt sellest olukorrast järgnevad. Minut ja 7 jääb esimese poolaja lõpuni. Ja Valgal tuli siis Robert Peterson väljakule algkoosseisus alustanud ja terve esimese veerandaja kaasa teinud Peterson. Ja endiselt ja jätkuvalt siis 6 mehega Valga jätkab seda võitlust. Ja ei ole siis Evart, Ortega ja Mairik veel puhkust saanud tänases mängus. Peterson. Ja Ortega keskpositsiooni vise, see läheb mööda. Raap. Ja taas pääseb Raap korvi alla ja taas võitleb sealt endale vabavisked välja. Ja 40 sekundit enne esimese poole lõppu. Ja Pärnu siis oma Balti liiga ainsa võidu sai Lietkabelise Leedu klubi üle. – 79-78 numbritega see tuli, kui Pärnu vähendab kaotusseisu. Ja seda kiiret rünnakut siit ikkagi Valga esituses ei paista, nii et spekulatsioon paika ei pidanud. Peterson, kes tuli siis Evarti asemel väljakule, jääb nüüd Raabi vastu palliga raskustesse. Mairik. Ja Mairik läheb, 1-1 vastu läheb.
ja Toomas Raadikule sellest olukorrast viga. ei, hoopis Raap on see. ja Mairik vabaviskejoonel ja Mairikul võimalus 10 punkti peale jõuda esimese mängijana täna mõlema meeskonna peale. aga lühikeseks jääb ja vabavisetel on suuri probleeme täna, eriti Valgal 9-3, protsent siis 33 juba. ja läheb teinegi mööda, nii et 10-3. Need on päris uskumatud numbrid ja Valga võiks vabalt juba 10-punktilises edus olla, kui vähegi paremini oleks joone pealt viskeid tabatud. Nõmm. ja 7-6 tiksub aeg poole lõpu poole, sööt läheb korvi alla, seal on Milkovic ja Milkovic viimasel sekundil või eelviimasel, kui täpne olla, paneb palli ülevalt alla pealt. Pärnu väga halb teine veerandaeg, eriti selle teise veerand kõvemaid relvasid, mis Valgal oli esimesel poolajal. Neid tabati 9-5 ja koguni 5 mängijal siis üks 3 punkti vise on esimese poole jooksul kirja saadud. Samal ajal pärnakate 3-10-3 2 punkti visked 44%-ga tabanud Valgal ja vaid 37-ga tabanud Pärnul, nii et Pärnul need viskenäitajad läksid teise veerandajaga kõik ikkagi väga nutuseks. Vabavisked mõlemal meeskonnal kehvad, eriti aga Valgal 10-3 ja Pärnul 12-7. Lauavõitluse võitis Pärnu 19-17 ja pallikaotusi Pärnul vaid 3 ja Valgal vaid 4, nii et selles mõttes kiidusõnad kindlasti mõlemale meeskonnale. Et praaki palju tehtud ei ole, kui Raitis Krapf läheb viskele, aga Valga edu kasvatada vähemalt sellest olukorrast ei suuda ja Pärnu on tulnud teisele poolele peale ja on tulnud peale niimoodi, et mõnigi muudatus on toimunud võrreldes algkoosseisuga või kui täpne olla, neid muutusi on üks, ehk et on Brett Nõmm väljakul mängujuhi koha peal, kui Raap läheb nüüd korvi alla ja toob 2 punkti ära ja on siis Nõmm väljakul Heiko Rannula asemel. Nõmm, Raap, Vahter, Raadik ja Milkovic on siis väljakul Pärnul ja Valgal omakorda Mairik, Ortega, Krapf, Peterson ja Evart, kui nüüd Mairik läheb korvi alla ja seal pannakse tee kinni, Raadik. Ja Vahterile jääb see pall natukene sinna käte kohale ja selja taha. Ehk et kui pallikaotuste ilusatest numbritest sai räägitud, siis nüüd tuleb üks siit kiiresti lohakusest otsa. Evart. Ortega, raskele viskele läheb Nõmmi vastu ja võtavad kohtunikud Nõmmele vea selles olukorras. Pärnu pool selle veaga rahul absoluutselt ei ole. Ortega lohutab neid ja näitab seal täpselt meestele kätte, et kusmoodi ja mismoodi see viga ikkagi tehti. Ortega on siis üks 2 mängijast, kes täna ei ole Valga poole peal nii-öelda ühtegi mänguminutit puhata veel saanud. Ortega ja Mairik ja need 2 meest on. Evart siis esimese poole lõpuminutitel esimesed 1,5 minutit mänguaega vahetusmeeste pingile õnnestus tal maanduda. Ja see 6 mehega mängimine, see on väga tihe ja selge praktika Valga poole peal. Kui näiteks mängiti oma viimast mängu eelmisel reedel Balti liigas, eelmisel kolmapäeval oli see mäng siis võõrsil Kedainjai vastu Balti liigas ja korralik mäng seal tegelikult ju mängiti 73-88 kaotati niimoodi, et esimene poolaeg oldi 2 peal. Mairik ja Raadik on lauas ja kaotab kohe ka palli. Mairik omakorda päästab ja heastab oma patud selles olukorras. Evart. Krapf, sööt välja, viskekoht Evartil, hiilgav on olemas ja sealt 3-ga tuleb ja Valga jätkuvalt hoidmas eduseisu kindlalt enda kätes. Ja parandame siit ka oma patud. Pärnu oli siis see, kes eelmisel kolmapäeval Balti liigas kaotas Nevesisele 73-88 ja meie jutt siit kommentaatori puldist sai Balti liiga peale nihutatud hoopis siis selle mänguga, kus reedel Valga kaotas kodus Utena Juventusele 45-58 ja selles mängus siis Evart mängis 40 minutit kõiki ja ka Ortega mängis 40 minutit kõike. Ja Olver Kaljuvee minut ja 31 olid lisaks sellele kuuikule siis ainsad sekundid, mis keegi teine sai mängida.
kui siit Milkovic toob 2 punkti ära ja kui veel mäng tagasi minna Valga poole pealt, siis 11. veebruaril kaotati Kalev Cramole Tallinnas 62-79, seal Oliver Kaljuvee ja Artur Saariste 71 sekundit kahe peale olid ainsad sekundid peale 6 mehe mänguminutite. Ja hästi ja ilusti läheb korvi alla läbi Peterson, kes oli näiteks meeskonna resultatiivsem, ka olles mainitud kohtumises Kalev Cramo vastu, viskas seal 15 punkti, 40-34 Valga on hoidmas edu, kui Raap on loomas teravusi Pärnul. Number 11, Kristjan Evart, 3. viga. Vahetuskorda Liivi Pärnu poolt tuleb mänguda Kuusmäel Siili Kriševitš. Evart võtab 3. vea, Kriševitš tuleb Pärnul väljakule ja 6-punktiline eduseis on Valgal tablool. Raadik ja Raadik siit toob 2 punkti ära. Ei vaeva seal Krapf nüüd väga palju selle viske segamisega, ei ole valmis selleks lahenduseks Raadiku poolt. Ja Raadiku teine korv oli see siis tänases kohtumises, 5 punkti, 5 lauapalli on tema arvel ja Pärnu lootused tema suhtes kindlasti kõrgel on. Pärast Kalev Cramost tagasi tulekut, kui nüüd Evart proovib 3-st ja viskab mööda. Raap Evarti vastu, Evartil tuletame meelde on 3 viga ja seal väga teravalt mängida ei saa, aga Raap ei lahenda seda olukorda ära, kuid Valga ei saa ka kaitselauda puhtaks löödud, nii et Pärnu rünnak jätkub. Nõmm. Vahter. Peterson Vahteril peal ja Vahter samm kõrvale ja siis see viskekoht kätte mängitud. Ühtegi meest lauas oma meestest ei ole, nüüd Ortega jookseb Otta Kriševitšile ja valgevenelane sellest olukorrast saab vea, mis on talle teine tänases mängus. Pärnu poole peal 3 veaga mehed on Nõmm ja on Hämarsalu tänases kohtumises seni ja Valga poole peal Petersonil ja Evartil on 3 viga, teistel vähem. Ortega ja läheb ise korvi alla välja ja toob sealt vasaku käe pealt 2 punkti ära, Nõmm teeb oma 4. vea ka veel otsa ja seal on nüüd pahuraid meeleoluseid ja vihaseid pilke Pärnu meeskonna pingi peal, eelkõige Ivanovitši poole pealt. Ja tuleb Rannula Nõmme asemele. Nii et see vahetus ja see muudatus teise poole algkoosseisus väga vilja ei kandnud. Ei saaks öelda, et ka midagi väga ära oleks rikkunud, aga pigem kaotusseis ikkagi on kasvanud, mitte küll palju, 6 punkti peale, 42-36 Valga on peal. Rannula. Raadik. Kriševitš. Rannula uuesti ja 5 sekundit jääb rünnaku lõpuni ja midagi tuleb ette võtta. Raadik võtab, aga on sunnitud sealt välja söötma. Rannula raske vise viimasel sekundil. Mööda läheb, aga hästi Kriševitš saab lauapalli. Ja mitte nii hästi Krapf ei suutnud palli omakorda oma kätte vahele saada. Rannula. Kate Kriševitšilt ja Rannula korvi alla, sealt tuleb sööt ja sealt tuleb Raabile see sööt. Raap enne jõuab palli kenasti Kriševitšile anda, teeb jooksu. Nii et pallikaotusi on hakanud lisanduma nüüd ja 7. oli see Pärnule, kui nüüd vahetusi Pärnul seisab siin ka enda taga seisvate meeskondadega ehk et Tallinna Kalevi Raplaga, miks mitte ka võitlustki veel ees ehk et TTÜ-ga võidelda seal 4. koha peale lihtne kindlasti ei ole, aga samas ühe korra on TTÜ endaga veel mängida ka, nii et selle võrra on võimalik selle mänguga jälle rohkem võita, kui nüüd Mairik saab jooksu. Rannula. Raap. Raadik Mairiki vastu ja ei tule väga õnnestunud see üritus sealt välja. Kriševitš saab palli, aga puterdab selle ise üle out'i. Ja Ortega on palli üle toomas.
ja Ortega ja Mairik endiselt siis kahekesi jätkavad sel moel, et vahetusmeeste minuteid veel tulnud ei ole appi, kui siin teeb Kriševitš oma kolmanda vea Raitis Krapsi vastu pärast Ortega mööda läinud 3 punkti viset ja vead on täis, nii et Krapс vabaviskejoonele ja sealt on ta täna tabanud seni üsna viletsat moodi, nüüd see protsent läheb üle 50, 7-4. ja meistriliigas sel hooajal Krapsi vabavisked tegelikult täiesti korralike numbritega enne tänast 75,7%, 37-28 ja ei mäleta ka tema karjäärist, et see tema väga suur Achilleuse kand oleks olnud, nii et lihtsalt halb päev täna olnud esimesel poolajal, nüüd läks paremaks. 44-36 ja Valga 8 peale. Vahter, Raadik, Rannula, Raadik uuesti. Ja kas läheb Mairiku vastu tegema 1-1 vastu, läheb 5 sekundit jääb ja sealt sööt Raadikult out'i. On Raap selle koha pealt ära nihkunud, kuhu Raadik palli anda tahtis ja ei õhku praegu Toomas Raadiku tegutsemisest väga kõva enesekindlust ja eks Pärnuski korvpalliinimesed on tõdenud, et ei ole päris seesama Toomas Raadik see, kes nüüd Kalev Cramost tagasi tuli, võrreldes selle Toomas Raadikuga, kes BC Kalev Cramosse läks. Tõsi, siin on üsna värskelt Raadikul oma nii-öelda uue Pärnu karjääri parim mäng ette näidata, kui 9. veebruaril Raplat võitis Pärnu 74-47, siis Toomas Raadikult 26 punkti, 4 lauapalli ja 2 söötu. Ja kõvasti lootust ja märke selles mängus ja selles tegutsemises oli, et Toomas Raadiku minek on üles poole. Viljar Veski vabaviskejoonel. Kriševitš tegi tema vastu siis oma 4. vea. Ja nüüd jätab Valga kasutamata selliseid võimalusi, et eduseis juba 2-kohaliseks kasvatada. Ikka 44-36. Ja vabavisked täna 17-6 Valgal, kui Vahter on korvi all, Marik läheb pette peale õhku ja Veski teisel katsel pallile kätt peale ei saa, küll aga saab vea. Ei, Mairik ikkagi suutis sealt omale vea välja noppida. Aga eksimusi tuleb siitki poolt ja 13-7 Pärnu meeskonna vabavisked ei ole ka just kõrgtasemel. Teine siiski sees. Ja 7 peal on vahe. Ortega. Mairik. Teisel poolel väga palju teda näha veel ei olnud. Nüüd on näha, aga mitte positiivse külje pealt. Pall läheb tal põrgatuse pealt kaotsi. Ja palli kaotus siit Valgale ja Mairikule juurde. Time out Sandis Puskevitšilt. 3 minutit ja 8 sekundit enne 3 käe läbi ja Pärnu jõuab vaid 2 punkti kaugusele. Ja nüüd on Pärnu lähemal. Nüüd on Pärnu tulemas mängu tagasi. Ortega. Hämarsaru tuleb kaugele Ortegale peale. Ortega läheb sammudesse. Ja saab sealt vea kätte. Ja kohtunik Rain Peerandi ähvardab seal rannar Raapi, et ja nüüd ka Pärnu meeskonna peatreenerit, et kui siin nüüd natukene möla maha ei võeta, siis tehnilised vead lendama hakkavad. Esialgu vähemalt sellest piisab, kui Ortega läheb vabaviskejoonele. Ja pea 3 minutit, natukene vähem. Ei õnnestunud Valgal punkte saada. Ja ei ole hetkelgi see põud veel lõppenud. Kuus punkti selle aega visanud järjest Pärnu, kui Ortega tabab teise ja see 6-0 on siis lõpetatud. 45-42. Rannula. Raap.
Valga näitab jälle maa-ala. Vahter proovib eemalt, mööda läheb, Veski lauas. Ja Valgal loomulikult huvi mängutempot kõrgele ajada ei ole, Ortega rahulikult toob palli üle. Veski. Peterson. Ortega uuesti. Võtab seal Rannu lõhku, aga viskekohta ei teki, rünnaku aja lõpuni on nüüd 5 sekundit, Evart läheb kaugelt panema ja paneb mööda. Ja Rannula saab lauapalli kätte. Kiirelt üle, kiirelt vastu, Raap korvi alla, saab Krapsi käest pulbi, aga Hämarsalu on lauas, Raap uuesti. Ja viskekoht on olemas, Vahter mõtleb natukene kaua, aga lõpuks see vise läheb ja 45-45 on viiginumbrid tablool. Raabi poolt hästi seal paremal äärel meeste summast leitud see sööt üles ja jõudsime viigini ja kõik algab sisuliselt otsast peale, kui kolmas veerand on kohe-kohe lõppemas. Pall jääb siit Valgale. Selle veeranda seis Pärnu kasuks 15-11. Veski. Ortega ja 5 sekundit rünnaku lõpuni, sealt tuleb visata ja viskab Evart ja paneb kolmese vastu. 48-45 ja Valga kolmesed 14-7 jälle 50% peal. Rannula ja 5 sekundit jääb, Rannula kergelt pääseb korvi alla ja liiga kergelt, Ortega laseb ta praegu läbi. 2+1, Valga õnneks siit ei tule. Ortega saab oma teise vea, samal ajal kui Ortega vastu on täna tehtud 7 viga. Ja Rannula vabaviskejoonele. Ja Rannulal täna enne neid viskeid ette näidata 2-0 ja nüüd 3-0. Ja sel hooajal Rannula olnud Eesti liigas 61% mees joone peal ja Balti liigas 69% mees. Nüüd siis 4. katsel lõpuks Rannula saab esimest korda täna vabaviske sisse, Ortega ja puterdab natukene palliga nüüd üle seal. See sireen küll viibis päris pikka aega, Ortega tundus, et jõudis. Saab siia mängu lõpetuseks veel ka nii-öelda kirsiks tordi peale. Valga meeskond alustab viimast rünnakut, viimast veerandaega rünnakuga ja Maariku käest pall. Ei ole temal õnnestumisi väga palju teisel poolel olnud, nagu ka Valga meeskonnal üldse. Valga piirdub siis kolmandal veerandajal 11 punktiga, nagu ka esimesel veerandajal. Samal ajal kui teisel visati koguni 23, Veski korvi all ja vabavisked vähemalt kätte saab. Ja kiituseks Veski kohta peab ütlema, et taas läheb ikkagi konkreetselt pealt panema nendes kohtades, kus 215 sentimeetri pikkune ja ikkagi selline üsna kerge kondiga mees peab ka minema ja neid panema. Kerge kond siis, kui jäi segaseks, tuleb kasuks selles mõttes, et ei ole väga raske oma keha ülespoole hupitada. Ja tabab Veski mõlemad. Midagi head vahenduseks Valgale ka vabavisete osas 21-9 täna siis. Samal ajal ei ole selles mõttes suuremat lugu, et Pärnu on tabanud 18-9, nii et ühed kehvad mõlemad. Rannula. Hamarsalu panemas katteid, Peterson jääb sinna taha kinni, viskab ennast pikali maha ka. Vahter võitleb hästi lauas ja võitleb Pärnule palli tagasi. Raap. Rannula. Ja nüüd läheb Krapf talle sinna vastu. Ja Rannula ise läheb mööda ja kuidagi moodi ei saa nüüd Pärnu ikkagi seda vahet selles mõttes kinni, et teisel poolel Pärnu viigini jõudnud ei ole. Ja Mairiku ülesanne on nüüd palli ületoomine. Krapf. Evart. Krapfile korvi alla pall. Sealt 1-1 võiks teha, aga ei tee. Veski läheb nüüd sammudesse ja Krapf läheb lauda omakorda. Ja Veskil minek oli ju, esimesed sammud olid ju tegelikult väga kenad. Miks mitte ei oleks võinud sealt rahulikult 2 sammu veelgi teha või tema puhul piisanuks ühekski. Ja sealt juba kindlad 2 punkti väikese hüppega ära tuua. Vahter. Ja Vahter tahab nüüd ise teha ja põrgatab seal võib-olla natukene üle isegi, aga viga tuleb. Ja saab Pärnu oma rünnakut jätkata. Kolmas viga Mairikule ja 4 väga mehi siis ei ole.
Valga poole peal, aga 3 veaga mehi on juba õige mitu, ehk et Mairik, Peterson, Evart. Rannulale vabavisked siis Petersoni vea järel ja Peterson esimene 4 veaga mängija, ei, vabavisked ei tule. Kuigi mehed jõudsid kohad kõik sisse võtta. Kohtunikud seejärel korrigeerivad vähe meeste liikumist väljakul. Rannula. Ja hästi leiab Hämarsalu täiesti vabalt ja Hämarsalu tabab ka 3. Ja 49-50 Pärnu jõuab vaid 1 punkti kaugusele. Hämarsalu teine 3 siis tänases mängus. 2-2 ta neid tabanud on. Ja pikad mehed jälle korvist eemal palliga põrgatamas. Nüüd küll Evart. Raps küsib palli korvi alla, aga ei suuda samal ajal ise korralikult endale kohta kätte võidelda Hämarsalu vastu ja kiidab seal ka Pärnu pink ja peatreener Hämarsalut hea võitluse eest kaitses ja Raps, mis seal salata, nendes sellistes mees-mehe vastu võitlustes on ikkagi pehme võitu olnud. Nad said siis järjest oma 10. palli kaotuse kätte. Rannula. Raab, jälle Rannula. Uuesti Raabile, Vahter. Veel Milkovic ja Hämarsalu väljakul Pärnul. Hämarsalul on viskekoht olemas, aga mööda läheb Milkovic lauas. Kiire sööt Raabile, Raap ei lähe sinna Veski käe alla. Otsib hoopis korvi alla, hästi leiab sealt Hämarsalu, Hämarsalu põrgatab välja. Rannula. Ja Milkovic paneb katte, 8 sekundit jääb. Vahteril 3. koht ja Pärnu on ees. 52-50 ja Pärnu esimest korda teisel poolajal saab juhtima. Ja kui 3,5 minutit on seda viimast veerandaega mängitud, siis Valga selle ajaga on visanud 2 punkti. Mairik, ja kust need punktid tulla võiks, Mairik võiks olla kindlasti üks tegijaid ja hästi teravust selles olukorras ta ka loob. Tundub, et ta on nüüd ise korraks vähe segaduses, et mida see kohtunik seal vilistas. Taavi Hämarsalu 5. viga. Ehk et esimese mehe oleme saanud täna 5 veaga pingile. Hämarsalult täna siis 6 punkti. Tabas ta 2 3 punkti viset. Evart. Ortega. Veskilt katte, Veski lõikab ise korvi alla, saab sealt palli tagasi, aga püüab selle väga kehvasti kinni, sealt oleks lihtne 2 punkti olnud saadaval. Ja eemalt Peterson viskab mööda, aga hästi võitleb Ortega lauas. Ja Veski seal kirub ennast, samal ajal kui tuleb edasi mängida. Ega see kirumine ka kaaslaste nii-öelda tunnet ja meeleolu paremaks ei tee. Veski, Evart, Mairik, Raabi vastu korvi all ja Raabile viga. Ja see on Raabile teine viga, nii et temal midagi ohtlikut ei ole, samal ajal kui Pärnul lisaks 5 veaga Hämarsalule on 4 viga Nõmmel ja 4 viga Kriševitšile, mõlemad siiski vahetusmehed, nii et põhimehed peaksid püsima kenasti väljakul veel mõnda aega. Hoiatus kohtunikelt, vähe liiga pusklemiseks läheb see katete tegemine ja vastaste takistamine. Evart proovib eemalt ja mööda läheb, oleks võinud ise lauda pallile järele minna, aga ei lähe ja Raap nopib lauapalli Pärnule. 52-50. Ja kuidas Pärnu kestab, on küsimus. Hästi mängitud 2 mehega, Rannulalt sööt, Milkovitšilt 2 punkti ja vabavise juurde. Ja Pärnu teed hakkab see asi natukene nüüd minema siit, 5,5 minutit tõsi on veel minna ja Valgal siin vastu hakata ja seda seisu päästa. 54-50 ja loomulikult midagi ei ole ammuilma tehtud. 8-2 viimase veeranda seis, kui Krahvs tuleb Veski asemele. Ja kui 5,5 minutit jäänud, siis 3 mehel Valga poole peal mänguminutid kogunenud juba üle 32, Evartil
33,5, Ortegal, Mairikul mõlemal 32 minutit. 55-50 viib Milkovic juba ette Pärnu ja Milkovitši arvel 14 punkti, Vahteril 10. Mairik. Peterson, Evart sama koha pealt proovib uuesti ja jälle viskab mööda, Mairik hästi lauas, Evart tuleb ka seekord lauda ja Peterson takistab nüüd Vahteri tee ära ja seal on nüüd arvulist ülekaalu ja Raap pealt panna küll ei saa, küll aga otse õhust toob sealt 2 punkti ära, 57-50 ja jääb sinna Evart lamama maha. Jääb vaid loota, et midagi tõsist temaga ei juhtunud. Ortega. Evart on jälle püsti ja mänguvalmis, nii et tõepoolest ei juhtunud. Võinuks ehk lihtsalt kiiremini püsti tõusta. Ortega. Krafsi otsib, leiab korvi alt taga sealt üles ja Milkovitši vastu Krafs toob 2 punkti ära. Rannula. Ja see oli siis Valga teine korv viimasel veerandajal, kui üle 5 minuti juba mängitud. Milkovitš läheb Krafsi vastu ja Krafs selle asemel, et seal kannatlikult püsida ja käsi vastu panna, teeb hoopis vea Milkovitši vastu. Kolmas viga on see Krafsil ja Milkovitšil võimalus 14 punkti pealt oma arvet veelgi kasvatada. 1 punkt tal puudu, vabandust, 1 lauapall, tal puudu veel double-double'ist, 9 lauapalli hetkel tal kirjas. Vahter. Ja Milkovitš, kui vabaviskeid ei järgnenud, siis esimesel korral ootus ja uued punktid jäid tulemata, siis nüüd 2 punkti lihtsalt korvi alt ja 59-52, 7 on juba Pärnu edu. Mairik ja läheb 3 panema üle käe ja paneb ära. Ja läheb hoobilt lõbusamaks ja seal tundub on Milkovitš natukene viga saanud, veri lahti ja kohtunik kamandab ta pingi peale. Ei, hoopis Vahter on see. Ja tuleb Kriševitš väljakule. Ja tuleb ka Elgar Tammsalu väljakule. Ehk et läheb viisik Pärnu poole peal lühemaks, 4 punkti vahe. Ja Valga tänu Mairiku 3-sele ei ole üldse mitte kaugel. Raadik. Tammsalu. Rannula. Raadik on täiesti vaba, aga sinna söötu ei lähe, 2 sekundit ja rünnaku lõpuni Rannula ja see oli suur 3-ne. Tablool oli see nüüd ikkagi Rannulal 2-ne või 3-ne. 62-55 hetkel. Ikkagi näitab 3-st meile ekraan. Ja alla 3 minuti jääb Mairik. Ja Krafs on lauas. Ja kas see viga oli nüüd Krafsi vastu või oli juba enne tehtud? Tundub, et Krafs 2+1. Ja Raap saab 3. vea ja nii on, et Krafs toob 2 punkti ära ja saab veel vabaviske juurde. Milkovitš tuleb samal ajal Kriševitši asemel väljakule. Ja tuleb ka vabavise juurde ja vahe väheneb ja Valga püsib ikkagi löögi ulatuses. Rannula. Milkovitš lõikab korvi alla, aga õiget hetke Rannula ei tabanud sealt sööta, ei saanud, kui Vahter tabab 3. Peterson kirub seal küll, aga aidata midagi enam ei ole. Pärnule 3 punkti juurde ja kui Valga on täna teinud oma mängu kõvasti 3-ste toel, siis nüüd kas Pärnu on võtmas eemalt visete toel ikkagi viimasel veerandajal võitu endale. Mairik ja läheb kohe 3 vastu panema tema ja paneb omakorda ära. 65-61 ja kõva viskekontsert mõlemalt poolelt on läinud lahti. Mõned sekundid rohkem kui 2 minutit jääb ja Pärnul ka nüüd kiiret ei ole. Rannula toob aeglaselt palli üle. Ja hetkel veel päris ühe rünnakumäng ei ole. Raadik Mairiku vastu.
ei hakka sealt tegema, sööt Rannulale. ja uuesti tagasi on Milkovitšile pall mõeldud, aga kaotsi see läheb ja Valgal on võimalus see mäng nüüd ühe rünnaku mänguks ikkagi teha. Raabile läks siis vale sööt kirja. Ortega ja katte tagant kolmene! 65-64 ja minut 34 enne lõppu. Oleme saanud Pärnust täna endale ikkagi Delfi TV-sse trilleri. ja sealt tuleb kurje pilk hoolealust. Rannula. ja pikalt Rannula käes pall püsib. Raab läheb korvi alla ja see pall põrkab sealt sisse ja läheb Pärnul natukene kergemaks. Ortega, Krafs ja Mairik võtab nüüd 1-1 vastu ette ja läheb korvi alla välja, sealt tuleb teinegi mees appi. Ei piisanud Vahterist, ei piisanud ka Milkovitšist ja 2 punkti juures ja meil on jälle 1 punkti mäng. Vahter, kolmene, raske kolmene, aga see läheb sisse, Ortega käsi on seal vastas ja Pärnu kolmestega on kinni ikkagi võidus. Viimane minut käimas, Ortega. ja Ortega läheb ise päris hullu viset panema ja sealt saab Rannula vea ja Ortega 3 vaba viset. ja ikkagi ei ole midagi tehtud ja ikkagi on Valga kenasti mängus. Ortega täna tabanud vabaviskeid 5 vaid 2. sel hooajal 81% mees. ja nüüd seal on keegi pärnakatest segamas seal korvi all, kas neiu fotoaparaadiga läks seal nüüd vähe liiga ülemeelikuks seal Ortega nina all vehkides. igatahes kohtunikud kamandavad nii tema kui ka poisid, kes seal korvi all olid, nüüd natukene eemale ja Ortega teise vabaviske viskab sisse. ja tuleb ka kolmas ja jälle 1 punkti mäng. Rannula. ja mõlemal meeskonnal idee järgi on 1 rünnak veel mängida, hästi nüüd mängitakse Milkovitšiga kokku, aga Milkovitšil läheb pall käte vahelt ära, aga Valga poolt vaadatuna aga on siis see, et vile käib kohtunikule. ja kas sealt tuli nüüd ja tuleb Petersonile 5. viga, tema mäng on täna mängitud. 7 punkti, 2 lauapalli jäi tema arvele. ja kui 6 mehega, kes täna mänginud on, piirduda, siis Viljar Veski peaks tulema ja nii on, Viljar Veski tuleb. Veski, Krafs ja Mairik korraga väljakul, kui tähtsad vabavisked Milkovitšil. ja esimene läheb. ja läheb ka teine ja 3 punkti vahe, 72-69 ja Sandis Puskevitš kasutab ära oma 3. minutilise vaheaja teise. Ortega. aga kas sellest südikusest piisab ka võidust? Hetkel on Pärnu võidus kinni, sööt tuleb välja, Evart kolmene ja mööda läheb ja sellise viske sai Valga veel võideldud kätte. Mairik lauas, aga pudistab palli ära, hüppab seal veel Pärnu meestele peale, pooleks palli, kellel on nool. Nool näitab ikkagi Pärnu rünnakut. Sellised šansid veel avanevad. Valgal läheb auti välja söötma. Valga esimene siht loomulikult oleks pall kätte saada. Pall siit kätte saada. 12,3 sekundit, nagu öeldud. Minna siit veel jääb, Rannula saab palli söödetud välja.
ja Valga mehed jõuavad kiiresti teha vea ja teevad selle Veski isikus ja Milkovitši vastu. Ja 2-1 Milkovitšil tuleb, on võit juba väga-väga lähedal Pärnu jaoks. Milkovitš täna tabanud vabaviskeid 5-4. Ja kui siit 2-2 tuleks, oleks 20 punkti koos, esimene tuleb ja see oli suur samm praegu Pärnul võidu poole. Milkovitš muidu 56% mees olnud vabaviskejoonel sellel hooajal nii Balti liigas kui ka koduses Eesti liigas sees, nüüd aga paneb 2-2 ja täna joone pealt 7-6. Kava tee tema poolt, 5 punkti on vahe ja Valgal läheb, ütleme nii, et võid imet vaja, aga seda imet ei tule, Ortega saab veel kolbi ja siit raap otse õhku ja Milkovitš lõpetab selle mängu veel pealtpanekuga. See oli pärnakatele meelepärane lahendus ja see oli pärnakatele loomulikult meelepärane lõpp sellele mängule. Pärnu on võitnud selle kohtumise 76-69. Pärnu, olles õige pikka aega tänases mängus ikkagi kaotusseisus, paneb mängule punkti, visates viimase 10 minutiga koguni 30 punkti. Ehk et 30-21 võidab viimase veerandaja ja sealt siis 70